Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist. Kui me siin lõpetasime pühapäeval Jaapani ralli lahtamise, siis kuskil 2 tundi peale seda tuli Ott Tänakult avaldus. Ma siis natuke loen ette, mis ta siis ütles, ja siis me räägime Jaapanis viibivad Asparuusiga, et kuidas on need erinevad rallisõitjad ja inimesed selle uudise seal vastu võtnud, ja siis on loomulikult ka Roland Poom eksperdina natukene lahtame, et kuidas edasi. Ehk siis jutt on siis selline, et on üks ajaloo esimesi Kuues käik erisaateid, aga olgem ausad, on see selline hetk, kus erisaade on ka vajalik. Ott Tänaku avaldus algas nii. Pärast uskumatut teekonda autoralli MM-sarjas ja paljusid unustamatuid hooaegu kõrgemal tasemel olen otsustanud täiskohada rallispordis pausi teha. See otsus polnud kerge, aga tundub, et on õige hetk peatuda, mõtiskleda ja pühendada rohkem aega oma perele ja elule Eestimaal. Nüüd ma lõikan hästi pikki osa vahele ja lähen sinna lõpupoole. See ei ole lõplik hüvastijat rallisõiduga, see on lihtsalt võimalus akusid laadida ja uuesti keskenduda. Armastan seda spordiala endiselt sügavalt ja olen kindel, et jään ühel või teisel moel ka edaspidi selle juurde. Ralli jääb alati osaks minust ja olen uhke selle üle, mida oleme koos saavutanud. Ja sinna vahele siis jäi juttu sellest, et ta isiklik elu lapsed kasvavad ja tahan olla hetkedel, mis on kõige olulisemad. Alustame, teeme nii, et Roland Poom, kui üllatav see teade lõppeks sulle oli, et olgem ausad, teadmatust meil on üsna palju, miks nii tuli see kõik ju peale rallit, aga lihtsalt puht inimlikult, kui üllatunud sa oled. Ma möönan, ma lihtsalt, et fikseerida, et Eigo Raljur on väga tark mees, siis ma ikkagi seda ütlesin, et minu rõhutunne selle esimest infodildade pealt oli, et äkki Tänak teeb pooliku hooaja, et mingi rõhutunne oli, et nagu võiks olla, aga kui üllatav sina 1-10 Roland Poom oled? Tere minu poolt ka järjekordselt, ma pean ütlema, et kes te seal Delfis olete, võite mu juba palgale vist ära võtta, et 5 saade nädala jooksul. Aga pigem ma pean ütlema, et ma olen üllatunud, kuigi me oleme rääkinud sellest aastaid. Et see on nagu olnud kogu aeg kaasas, et ühel hetkel see lõppeb, on ju. Aga eks ikka alati nii, et kui see lõpuks käes on, siis üllatab ikka. Aga selles mõttes ma ikkagi nõustusin sinuga neljapäeval, kui me rääkisime sellest lepingu saagast, et sisuliselt nagu seda plaan B nagu otseselt ei ole, et vahepeal see plaan B oli see, et nagu lähme Hyundai'st ära, lähme M-sporti ja vaatame, mis edasi saab, siis praegu see nagu puudub, et head lahendust nagu ei olegi. Et pigem võib-olla ma ütlen seda, et ma olen kõige rohkem üllatunud selle üle, et ei öeldud, et me teeme pooliku hooaja, vaid tegelikult öeldi, et me ei tee täis hooaega ja vaatame, mis üldse edasi saab. Sisuliselt see tähendab see, et me jätame endale võib-olla uksed lahti, et me päris sõber Simo Kossiskari ei tee, kes iga aasta karjääri lõpetab. Nii, Asparuus, sina, ütleme nii, et sina jäid natuke teistel asjaoludel, jäid Jaapanisse nagu nii päeva pikemaks küll algselt planeeritud, eks ole. Põhjus oli see Toyota, tegelikult see pressikonverents, miks sa jäid sinna, aga kuidagi juhtus nii, et said nüüd olla tänu sellele asjade keskel. Võib-olla sinu see vaade on kõige huvitavam. Kui üllatunud, sa jõudsid Ožeega rääkida, sa jõudsid Toyota meestega rääkida, kui suur pauk see rallimaailmas tundus olevat. Üks asja, mis nad ütlevad, aga teine asi on see, mis sa reaalist oli. Kui suur pauk see üldse tundub olevat, et Tänak lõpetas? Ajutiselt võib olla. Alustuseks tervist ka minu poolt. Kui ma räägin ajakirjanike vaatest, siis see ei olnud pühapäeva õhtuks enam nagu šokkuudis. Et siin pigem oli jäänud ka vestluste puhul, me seal üsna mitmel päeval Dirtfishi, autospordi, kõikide nagu kolleegidega sai arutatud, et üha rohkem oli, et kas Hyundai või tuleb vähemalt mingil kujul, või pigem, et lõpetab, aga et see nii-öelda pausi uks avatuks, et seda aspekti, seda ongi ju keeruline ette ennustada, aga ta oli suur uudis küll kahtlemata, see oli kogu nädala kõige suurem uudis. Täna oli Toyota pressikas õigati uue aasta koosseis välja
Peale pressikut sai seal kõikide sõitjate ja tiimipealikutega, keda ka Toyotal 2 on, rääkida ja põhiteema oli ikkagi Tänaku tulevik, Tänaku otsus, nende reaktsioon sellele. Ütleme ütleks kokkuvõttev lause, ma rääkisin seal siis Ogier, Evansi, Katsuta ja Solbergiga oli, et ühtpidi väga kurb, aga mõistavad otsust täielikult, et Solberg ja Evans ütlesid, et tuli šokina mingil määral. Ütleme, Solberg ütles rohkem seda. Aga Ogier ütles, et ta tajus või tal tundus viimasel ajal, et Tänak võib-olla ei ole liiga rahul seal Hyundai's toimuvaga või konkurentsiga seal. Või sellega ütleme, kui konkurentsivõimeline see on. Et selle pealt ta nagu natuke aimas, et mingi sarnane otsus võib tulla. Vot. Roland Poom, ma teen siis sellist küsitlusvooru. Alustame natuke suuremast pildist. Meil on maailma tõenäoliselt 3 parimat sõitjat, oleme ausad, rallisõitjad praegu hetkel maailmas on Ogier, Rovanpera, Tänak, mingis järjekorras. No ma arvan, et see on selline rõhutunne kõigile, et need on 3 parimat. Ja keegi neist ei sõida järgmisel hooajal. Kas see on nüüd, enne kui lähme Tänaku asjade lahtamisele, siis suure pildi vaates, see on ju WRC-sarja kriis. Meil on maailma parimad sõitjad, kes ei taha sõita sarjas ja see on ju murekoht number 1 ralli maailmale. No selle, et keegi pärast sulle turja juba parandame ära, et Ogier siiski pool hooaega teeb. Aga jah ja ei. Teema on lihtsalt selles, et see on üks generatsioon, kelle aeg läbi saab ja motorspordis ma tahaks öelda, et see 40 on ikkagi tegelikult selline juba, me võime küll öelda, et 50 aastat on ka võimalik rallise võita, aga kui sa oled selle maailma sees olnud, siis see ei ole nagu võib-olla mingi tavalise sellise füüsilise spordiala maailm, kus sa ikkagi õhtul lähed koju ja oled kodus võib-olla perega või mida iganes, et aga selles spordis sa sisuliselt terve aasta oled eemal ja ühel hetkel on see, et see aeg on läbi ja 40 tundub ikkagi juba nagu väga hiline vanus olevat, et kui me meenutame, siis Marko Märtin ja oli küll üks see nii-öelda avarii, millest ka tingituna võib-olla otsustati karjääri lõpetada, aga tegelikult ju ta on öelnud, et enne seda juba otsus tehtud, et ta tundis, et kui sa oled 30-ndates, et siis juba nagu, et see ei ole päris see elu, mida elada tahaks. Need sõitad on juba... Ma küsin niipidi hoopis, et Tänak, ärme üldse sinna spekulatsioonisse lähe, et miks ta seda otsustas. Selles mõttes me ei tea. Selles mõttes me võime siin igaüks juba arvata, mis tahab, me ei tea. Lähtume sellest, mis ta ütles, on ju, et tahaks rohkem pered olla ja kõike seda. Kas see rallisari 14 nädalavahetust, see tähendab 14 nädalat on sul kinni, kõik need unetud ööd, kõik see, kas see rallisari on oma olemuselt, on ta midagi nagu mööda pannud, et kas meil on need nädalad liiga pikad, kas me võime kuskilt sealt ka otsida seda, miks Ogier ei taha sõita täishooajal, miks Rovanpera üldse ei taha sõita, miks Tänak nüüd vähemalt, eks ole, ütleme nii, et 1 hooaja ei taha sõita, me ei tea, mis ta tulevikus teeb. Kas rallisari oma olemuselt on äkki midagi valesti teinud või pigem seda sa ei ütleks? Ei, seda ma ei ütleks, sest ei ole ju midagi valesti. Me räägime sisuliselt 40-aastastest meestest ikkagi. Et tõmbame võrdlusväri, kas ta, ma ei tea, tegevväelane või politseinik saab ka ainu varem pensionile. Et ütleme nii, et sellises tippspordis ikkagi 40 on juba pensionäri vanus on ju. Et sari pole mitte midagi valesti teinud ja see on täiesti okei. Et lihtsalt see maailm ongi ju, me näeme seda tendentsi igal pool ja igas mootorspordi valdkonnas, et aina nooremaks need sõitjad lähevad seal ja eks see rallis on ka see nii, aga lihtsalt mida ma oma eelmise jutu tahtsin öelda, et see nii-öelda sõitjate, see dekaadi sõitjate aeg ongi läbi, nad ongi oma 20 aastat ära teinud spordis ja aitab, et selles mõttes jälle midagi hullu ja eks see vahetus lihtsalt tuleb. Ja eks ole, sinna ei panna Sordo ja Mikkelsen ja kõik see asi. Kaspar Ruus,
kuidas sina loed seda teadaannet, oled lugenud asju, oled suhelnud inimestega, kas sinu kui sa peaks ütlema, et mitmel rallil me näeme Ott Tänakut aastal 2026 rahvusvahelisel rallil, mis sa arvad, mis see number on? Kui ma paneks sulle over-under 1,5 näiteks, kas sa arvad rohkem või vähem? Ma ütlen täiesti ausalt, ma ei taha väga spekuleerida, sest et ma ei tea. Sellest teatest jääb mulje, et ilmselgelt tahab pausi. Aga kas see paus nüüd piisab, et on see, ma ei tea, kevadel juba tuleb, et ma ei tea, näed kodus rallit, et tegelikult tahaks ju sõita, võiks suve Rally Estoniale minna või on pikemaks ajaks nii-öelda kopp ees ja kõik muu elu on ju olulisem, et ma arvan, seda on praegu raske ja üsna ka mõttetu spekuleerida, et ma arvan, et võib-olla see kõik alles ju nagunii alles selgub, et jah, seda on praegu ju raske nagu ennustada. Ei, seda on raske ennustada, jah, selles mõttes küll. Ma lisaks siia seda, et tegelikult on ju selleks, siin ei ole nagu aega väga, sellepärast, et me teame seda, et Hyundai tuleb 3 autoga, sõidab 4 autot, nad välja ei too ja kui Ott ütleb ühel hetkel, et kevadel, et kuule, et ma tahaks kuskil sõita, aga neil pole ju autot niimoodi võtta, eks ole. See tähendab see, et see peab olema ikkagi kohe valmis pandud plaan, kui ta peaks sõitma. Aga kui seda plaani pole, siis see ikkagi annab nagu vihje, et ei sõideta midagi. Aga ma ikkagi natukene, mulle meeldib ennustamine, et ma natuke ennustan, et kui üldse, siis Soome ja Eesti äkki ikka. Ehk sinu paned üle 2, ei üle 1,5, et over-under oli 1,5. Et see ongi täpselt, et see tähendab, et loodame, et peamine lootus on see, et sulle me kõik loodame, et me ikkagi näeme teda rajal, et kas või ühe ralli, et loodetavasti ei olnud see selline hüvasti jätt ja minule, kui ma loen seda, mulle tundub ka, et see ei olnud nagu lõplik hüvasti jätt, et seal oli ikkagi seda, et ma armastan rallit ja kõike seda ja ma lihtsalt tahan puhtust. Selles plaanis on lihtne. Lähme siis hullude teooriate juurde ja öelge, kui see on halb teooria. Üks kuulus selline ralliajakirjanik, tegelikult kirjutas siin juba mõnda aega tagasi, nimi on muidugi Jaan Martinson, et see ralliajakirjanik on jutumärkides võib-olla. Temal on ikkagi see kuulus Lancia teooria, et ta juba toona kirjutas mõnes mõttes võimalik, et see on selline hetk, kus me kõik tunnistame aasta pärast, et Jaan Martinson on üks targemaid mehi, keda me teame. Aga tal on see Lancia teooria kogu aeg olnud, et Hyundai'ga, me saame aru, miks ta, või alustan hoopis sealt, me saame aru, miks ta ei taha oletame, kui ta veel sõidab. Me kõik saame vist aru, miks ta ei taha selle Hyundai'ga sõita, eks ole. Et see Hyundai selle masinaga ei ole lõbus rallit sõita. Kas me saame kõik ühtemoodi asjast aru? No siin tuli meile saates kiri, kus toodi ju iga ralli kohta ikkagi nimekiri asju välja, et see vist vastab enda eest. Kas sina siis ma kõik need spekuleerimise ja need asjad lükkame sulle poom, kas see Lancia teooria, et ta äkki mingi hetk Raude läheb seda hakkab arendama, testima ja siis 2027 ta tuleb hoopis Lancia värvides. Minu jaoks on see hästi väike variant, aga samas mingi loogika ja mingi selline kõhutunne Jaanil on ju olnud. Ma ei tea, minu jaoks tundub siuke täitsa utoopia ka, et eriti nagu spordi mõistes vana mehele hakata jälle ühte autot arendama, et kurat, et seda on nii palju tehtud, sisuliselt on kõik need autod, mis selle sarjast viimase 10 aasta jooksul läbi on käinud, on Otti arendatud peale Citroeni siis. Et ma ei tea, kui suur huvi selle vastu peaks olema, et hakata ühte autot arendama ja siis tulla tagasi sõitma sellega, selle auto beebi vigadega tegelema. Sisuliselt oleks seal samas kohas, kus Hyundai täna, ehk neid tootjaid ei ole nagu ikkagi liiga palju, kes tulevad esimene aasta domineerima kohe. Et see võimalus, eriti kui sa oled ikkagi üpriski piiratud eelarvega, Toyota ja Volkswageni näitel me saame öelda, et piiratud eelarvet sisuliselt ei olnud ja ka tulemus oli hea. Aga ma välistaks selle tõesti, ma arvan, et see ei ole nagu huvi. Kui me juba räägime 27 aasta autost, ja võtame siis natuke ulmelisi teooriaid, miks mitte arendada Red Gray poolt välja auto, mida siis uued reeglid ka lubavad. See oli üks spekulatsioon, mis meil ka eile peale seda ametlikku teadaannete ajakirjanikega tekkis. Meil muidugi tekkis seal seesama Lancia mõte, Red Gray mõte, võib-olla veel äkki Toyota, sest et miks teha otsus nii-öelda pool päeva enne, kui tuleb Toyota pressi teada.
et igasuguseid spekulatsioone levis ka meie seas, üks ütleme vähem tõenäolisem kui teine ja jällegi võib-olla mõni tõenäolisem kui teine, et siin ütleme mõtteid, arutelukohti ja potentsiaalseid stsenaariumeid on ju meeletult tegelikult. Kas, kui sa Roland Poom peaks ennustama, et Ott Tänak sõidab 2027, ma ütlen, et selle väga palju ei lahtiseks ja kui me lähtume sellest, mis ta kirjutab, siis need asjad vist ongi lahtised. Ma arvan, et ta ei öelnud, et sa saad, kui ma planeerin mitte enam sõita, siis ma oleks seda sõnastust teinud hoopis teistmoodi, et oli tore, näeme, et te näete mind, näeme publiku seas või näeme rallipargis, et seal seda asja nagu päris hüvasti jättu ei olnud, eks ole, et siin on selline ta on selline kahe vahel on see kogu see jutt seal, et mis teebki selle lugemise keeruliseks, et see ei ole lõplik hüvasti, et rallisõiduga. Just, ma rõhutan, rallisõiduga on see sõna seal. Et see rallisõid... Ma arvan, et see on selles mõttes ikkagi taotluslik, et kuna ta sisuliselt ma arvan, et lõpetati ära. Aga kuna inimene tõesti armastab sporti jäädavalt, siis seda sõnastada nii, et ma ei tule enam kunagi tagasi, võib-olla veidi oleks natuke liiga selline rutakas asi, mida välja öelda, sest tõesti, tal on oma meeskond, ta võib tulla ka sõita samamoodi Rally 2-ga, kui ta tahab, et kõik võimalused on olemas ja öelda seda, et nüüd mind enam rohkem sõitmas ei näe, on niikuinii igal juhul vale, et me niikuinii näeme teda kuskil ühel hetkel sõitmas. Aga jah, see, et kas me näeme teda sõitmas ka 27 aastal, ma ei tea, ma räägin, et minu siin, võib-olla ta ei tea isegi, et ma pigem hetkeseisuga arvan, et tänaste otsuste pealt mingisugust sellist suurt sõitu enam ei toimu, aga mine tea. No minu tunnetus või sellest pressiteatist on ka see, et nagu sa Eigo ütlesid, et jätis asjad lahtiseks, sest ma arvan, et asjad lihtsalt ongi lahtised veel. Räägime Ott Tänaku korraks ka tähtsusest, fenomenist. Eesti sport, ses mõttes Eesti sport ja ilma, võib-olla ajutiselt võib jäädavalt oma kõige suuremast sportlasest, meie suurimast staarist, et vahet pole, mis see on see ralli maailma mõistes. Ralli, iga asi me teeme testkatsetelt, teeme ka blogi, no see on täitsa ulme. Ma olen alati öelnud selles mõttes, et see on umbes sama, et me teeks korvpallikoondise soenduselt teeks otse blogi, et näed, et selles mõttes, see inimesed loevad, inimesi huvitab, kuidas läks Evansi ja Tänaku teine läbimine testikatsel. No see mõttes, et see inimesed on, ralli on meil nii, Ott Tänak on teinud, me ei saa, alustame sealt, Marko Märtin eelkõige tõi selle ala meil kuskile südamesse ja nüüd on see ala meil südames, Indias igal pool. Ja kogu see Tänaku lugu, eks ole, ma lugesin ka seda Jaani, kui see Tänak oli 21 Jaanis Õhtulehe lugu, et Eesti kiireim mehaanik ja siis ta oli alles noor tulija, kes sai selle esimese ralli teha seal MM-sarjas, eks ole, kus ta siis, koht oli halb, see oli see aasta 2009, koht oli küll halb, aga seal kirjeldati seda, et Tänak, kuidas oli, et ta ülesanne number 1 oli auto kohale tuua finišisse ja siis ta ühel katsel anti, et mine pane seal selles konkurentsi, siis ta tuulutas kõiki, et nagu mingil hetkel reitsid aru, et see mees on kiire, kui ta on, ja reitsid, kuidas ta läbi selle Pirelli Star Drive'i tuli ja kuidas see anti M-spordis võimalus ja kus meil oli sulgudes nimi, mida me ei tohi kuskil nimetada, enam korraks ta oli meil Kraaviott ja siis ta oli T-Matron ja siis ta tuli sealt tagasi, kogu see story, see on meil kõigil nii veres. Ta on 10 aastat ütleme jah, 10 aastat varsti olnud Eesti suurim sportlane. Ma arvan, et Ruus ajakirjanduslikult rahva vaates kõike seda, see on ikkagi pauk, et me Eesti sport jäi ilma oma suurimast staarist. Tegelikult on ju nii? On küll ja seda me ju näeme ise ju kajastades nendest ju lugeja numbritest, kui meeletu huvi on, sõltumata rallist, sõltumata, mis kellaajal see ralli toimub ja seesama, mis sa rääkisid testikatse kohta, olgem ausad, kui me ei blogiks testikatset, me saaks vastu päid ja jalgu kogu aeg, et eks te seal tööd ka teete, et see on fenomenaalne ja aga mis see X, seal ongi see X-faktor olemas, aga mis see X-faktori nagu see põhisolemus on, seda ju lõpuks ju ei teagi, et see lihtsalt, kas sul on see või ei ole ja tal on see rallis ja see kuidagi väga toimib nagu Eesti ühiskonnas. Sina, Poom, oled kõrvaltaataja.
mis on Tänaku fenomen, kui sina peaks ütlema? Kas on see lugu, et vaikne mees, vaikne töötas Eesti mees, käib nii-öelda, põhjas on halb sõna, käib ikka kus põhjas ära ja siis tõuseb tippu, et tal on see mega selline tulek tagasi, mis on selline, näitab justkui sisu? Jaa, aga eelkõige ma arvan, et see X-faktor on nagu ajas ise kujunenud. Et seal oli ikkagi, ma arvan, et algselt ikkagi ta jäi meelde kui selline win it or win it on inglise keeles hea väljend, et kas võidad või katkestad sellise mentaliteediga sõita, et mitte miski muu ei olnud oluline kui ainult võit. Ja sellega ma arvan, et ta ikkagi jäi väga hästi kõigile meelde. Aga täpselt, et nagu sa mainisid ka, et kui põhjas ära käia ja kui vähestel on võimalus see tagasi tulek üldse teha, et on küll meeskonna siseselt näiteks mine sõida korra madalama klassi autoga, tule tagasi, aga sisuliselt ikkagi visati täiesti nii-öelda üle parda sarjast välja ja siis sealt tagasi tulla. Niimoodi, et endal on 2 kätt taskus ja raha pole, et sisuliselt lihtsalt see story on see väga lahe taga ja tegelikult lõpuks see, et kuidas see karakter on nende aastate jooksul kasvanud, et see Ott, kes oli 2012, ei ole see Ott, kes on täna 2025, et seda on tegelikult iga aasta jooksul on mega lahe näha, kuidas inimene nagu lihtsalt muutunud ja kasvanud, et ülilahe. On endalgi häid kogemusi, on halvemaid kogemusi, aga igal juhul on ju suur eeskuju kõigile ja tänuväärt tööd teinud Eesti mootorspordi maailma jaoks üldse, et see, et neid noori täna nii palju on sellisel tasemel, see on 100% Oti töö, et loomulikult Marko me võime ka selle võtta, aga räägime tänases mõttes Oti töö, et 99% sõitjad sõidavad väga-väga sarnasel legendiga. Ma arvan, et Ott võiks sõita enamus poiste legendidega, sest need on õpitud All Live'i või nendest WRC Plussi videotest, kuidas Ott teed kirjeldab ja seda nii-öelda üle võtnud, et ülisuur mõju kindlasti Eesti mootorspordile. Kaspar Ruus, räägi, mis välismaa ajakirjanikud üldse, kui nad kuulsid seda. Mul on see Colin Clark on alati öelnud, et mulle meeldib see lause, et ta ei karda mitte midagi muud peale maailmas, mitte ühtegi asja välja arvatud, et sulle Ott Tänak. Seda on olnud korduvalt, et neil on ka selline kokku-lahku suhe, sest see Clark on, ma arvan, inimesena Ott Tänaku vastand. Et üks on selline tõsine, mitte liialt paljude sõnade mees, kes kelle see ralli on tõsine asi, ja teine on selline, kes ajaks kelbast, naeraks, ajaks möla, et need on 2 maailma, eks ole, eri otsa saavad kokku, et see on nagu umbes sama nagu ma vormelisaates küsin asendab mina ja Tarmo Klaar, vaata, umbes sama vaib. aga mis need muu maailma inimesed, kuidas see maailm ja ma arvan, et muu maailma ralli ajakirjanikud on võige parem mõõt. Kuidas nad üldse seda võtsid? Meie jaoks, eks ole, radus hetkel kõige populaarsem Eesti sportlane ei võistle järgmisel aastal. Mis see tähendab rallimaailma jaoks? Kuidas su tunnetus on? Rallimaailma üks esinägu on läinud, vähemalt ajutiselt. Mis see üldse Hyundai's saab, sest praegu jah, Neville, Formeau sinna me jõuame, las me sinna jõuame. Aga selles mõttes küll, et esindus nagu on läinud, teistpidi see paneb 1-2 tiimist nagu jätab nii-öelda veel poolikule jalale võrreldes siis Toyotaga, kus on, tundub täiesti perfektne praegu kõik. Et see on ju ka selles mõttes ikkagi ju suur mõju. Kus sa üldse teada said, Ruus? Õige, said Jaapanis. Mina, eks ole, sain niimoodi teada, ma läksin siit ära niimoodi, ma olin ma ei tea, mis on siis 9 tundi järjest tööd teinud ja poolt 18 tundi madanud ja siis nägin, selline asi, et aju ei töötanud enam vähe, mul oli aju lukus, et mina ei suutnud selle üldse vastu. Kus sina üldse kuulsid, kus sa olid, kas olid hotellis, olid sa seal kuskil rallipargis veel? Minu oli niimoodi, et ma olin just rallipargist lahkunud ja kuna seal on sa tead, sa oled ka rallidel käinud, need tegelikult pikad päevad ja õhtul vaja veel kirjutada aga kuna too päev ei olnud ajaliselt enam kiire, siis ma võtsin, ma jõuan lõpuks kuskile välja sööma. Jõudsin söögi kohta, panin koti tooli peale, Gunnar helistas, kuule, mis teeme nüüd. Ja siis ma sain teada, et see teade oli tulnud umbes veerand tundi tagasi, ma ei olnud lihtsalt telefoni vaadata veel ja siis ma jooksin ralliparki tagasi igaks juhuks. Ja siis seal ajasimegi seal inglase ja sakslasega spekulatsioonid kõik käisid.
et oli siuke, kuidas ma ütlen, õhtusöök läks tol hetkel, et sooja õhtusöök ei jõudnud. No Sale mees tuleb Jaapanist tagasi. Sale mees tuleb tagasi. Ja mis siis edasi? Mis siis, teeme siis selle suure pildi asjad ära, nagu sa hakkasid Hyundai peale minema. Hyundai, meil on 2026 rallimeeskonnad, Toyotal on meil teada, et Solberg, Tatsuta, Evans, Ogier poole kohaga ja Bajari, neil on 5 sõitjat Lutrus, Hyundail on Lutrus, Neville ja Fourmeau. Me eile ka proovisime arvutada, kes olla võiks. Et alustan Rasparuus. Kui sina, kas sa tahad, sina Rasparuus oled nüüd Cyril Rasparuu. Et kas, mis sa päriselt teeks? Sinu töökoht oleneb sellest, et me ei hakka siia, et paneme Jürgensoni ja paneme nõgen, et paneme, kui sa oleks reaalselt Cyril Apite puhul, peaksid otsustama, kes on 3. sõita, mis sa teeks? Mis sa teeks? Ma arvan, ma teeks kõigepealt selle, et see oleks üks sõitja, mitte et hakkab roteeruma, sest et minu arust eelmisel aastal, kus Hyundai tiitli kaotas, siis põhirolli ikkagi mängis see, et oli ühes autos 3 venda, iga vend sai paar rallit, iga kord, iga ralli hakkas jälle tunnetus otsima pihta. Et ma arvan, kõige parem, kui see oleks üks mees, kes saab lihtsalt rahulikult sõita, rütmi hoida, autot tundma õppida, et ei ole nii, et iga kahe etappi tagant on jälle nullist pihta. Kes see olla võiks? Ülikindel valik siiamaani, nii-öelda heas mõttes lollikindel valik on nagu ikkagi Tanis Ordo olnud, aga ta on ju, ma ei teagi, mis ta on, 42, 42. Et kui sina oleks tiimi peal, et sa reaalselt paneks Tanis Ordo 3. täis hooaja. No selge. Ei ütle. Ei, no ma paneks, tähendab, aga ma ei tea, selles mõttes ralli 2, keda võtta. No okei, ma nägin siin seostati Gräzinit ja asju, aga... Ei, mitte, mida seostati, uuesti ma küsin. Kui sina oleks tiimi pealt, mis sa teeks? Ma ei taha mingit teooriat, lihtsalt sina tiimi pealt, mis sa teeks? Okay. Ei olnud nii keeruline küsimus, Kaspar. Okei, ma ütlen, mis ma teeks. Ma tooks Lappi. Aga ta on ju ära lõpetanud. Ma tuletaks meelde, et Lappi sõidab võidu meil Patrik Eenokiga. Patrik Eenokiga sõidab võidu. Kaspar Ruus. Okei, sa võid, sina tooks Lappi. Ma ütlen siis Lappi. Ei, see ei ole halb mõte ju tegelikult üldse, et kui ilmselt saab natuke nagu tagasi saaks tulla ja motivatsiooni leiaks, võib-olla see jälle rahanumber motiveeriks, et oleks võib-olla. No Lappi ei taha, jah, aga... Ta ise ei taha lihtsalt. Mingi motivatsioonipakett peaks olema, et ta tuleks. Aga kas ta üldse on parim valik. Aga Eigo, ma tulen oma suurepärase teooriaga siia letti peaaegu tahad ja sina nägid seda, ma kuulsid osaliselt. Aga ma alustan, mul on 4 punkti, miks ma arvan. Tegelikult see on, ütleme ka, et võib-olla see on selline pool ulmevaldkond, aga ikkagi. Ma toon need punktid sa välja esiteks. Neville, kogenud sõitja, Fourmeau, natuke, ütleme, väike step up tuleb teha, tegelikult on juba kogenud sõita, peab natukene maa peale tagasi tulema, et ei ole vaja teistega võidusõitja ennast kogu aeg tõestada. Järelikult meeskonnas on 2 kogenud sõitjat olemas, 3. võiks olla juba noor sõitja, niikuinii on tulevikku vaadates noor sõitjat vaja. Ei ole mõtet võtta Sordot ja teha taga 3-aastane leping. Solbergil on leping olemas, Rosselil on leping olemas, Gräzinil on tegelikult leping olemas. Kes meil jääb üle? Pärast neid 3 meest. Robert Virves. Oota nüüd, las ma räägin ära, kuula. Kuidas nii-öelda Marko tõi Oti sarja, manageri leping nii-öelda, ühesõnaga tulevikus siis palgast tiksub protsent edasi, see täpselt nii, nagu tehakse enamuste sõitjatega. Loobud oma kohast, teed Virvesega lepingu, paned Virvese pulti, palka tiksub edasi. Eelduslikult, et ta ühel hetkel saab mingi palga peale, pole parim, pole halvim mõte. Ja kui lihtne on tuua enda asemel mingit meest, öelda, et uskuge mind, ma luban teile, sellest meest saab asja. Ja järgmiseks on see, et niikuinii on juba ühel Eesti poisil 2026 aasta Rally Estonial Rally 1 istumise all, tõenäoliselt on see Virves. Nii et budgeti pealt Hyundaile väga hea, selle maksab kinni promootor. Nii et ma ei tea, mehed. Mitte võiks olla eestlane Virves. Rally 1-ga Rally Estonial on Ford, M-spordiga tullakse. Ei pea olema.
Ei, ma eile rääkisin esindajaga, et seal, et Ford on see auto. Hyundai'l vist ei ole anda, Hyundai'l ei ole vist anda, aga selles mõttes okei, et päriselt, eks ole, meie Hyundai'l on ainult kehvad või väga kehvad valikud. Et üks variant ongi see, et see vana meister tagasi, et siis Sordo, Lappi, Mikkelsen, Suninen, need on mehed, kes on sõitnud selle Hyundai'ga mingis vormis mingil ajal kunagi. Aga keegi neist ei ole reaalselt sõitnud, et Lappi, ma ütlen, et Lappi sealt laste kasvatamise kõrvalt, eks ole, uuesti veel üks vanameister, kes on lõpetanud muidugi Lappi, enne ei maininud, või selle põlgkonna mees, et ta on Enokili, kui sa sõidad Enokiga võidu, respekt Enokile, Enok on vägev, aga see samal ajal ma ütleks, see tähendab ka seda, et Lappi ei näita seal, et ta on seal puhates on nii heas vormis, et ta võiks siin paugutama tulla. Ja ongi, et Rally 2, eks ole, mina olen vana Rosseli fänn, eks ole, ta on nii see Stellantis, meeskond Stellantis, tal on mõistlikum vist, kui Stellantis vähemalt tahab selle Lanciaga tulla 2027, ta on eluaeg selle Stellantis palgal olnud, sealt ei ole loogiline ära tulla. Ja siis hakkavadki tulema sealt, ütleme nii, et ilma naljata, et okei, Triasin on nimi, mis on läbi käinud, siis me võime sealt, kes seal veel mingi Greensmith, McCurlan on huvitav nimi, eks ole, tegelikult mingil määral. Ega me ilma naljata. Ei ole huvitav, seda ei ole mõtte tuua. Pigem too juba Sesks, Seski nimi välja pigem. Sesks oleks ka huvitav. Ma ütlen, aga selles mõttes, et sul ongi, mitte, et ma ütleks Robert Irres on halb variant, aga selles mõttes tegelikult ühtegi kinda peale variant ei ole, et sul, igal juhul on sul seis selline, et Toyota 3. number on laias lastus, kes meil on siis, laias lastus rallidel Toyota 3. number on Ogier pooltel rallidel või enam. Ja siis me otsime... Pigem ikka Bajari. Ei, pooltel rallidel. Sul on Solberg, Evans, Ogier. Mingitel rallidel. See mõttes, et vahet pole, kuidas sa võtad. Ja siis sul läheb vaja siis sinna midagi sarnast, et see on täitsa... huvitav juhtum on see selles plaanis, et mingil määral me oleme aastaid rääkinud, et miks meil ei saa need järgmised sõitjad võimalust. Me oleme aastaid rääkinud, et see Rally 2 meil on see nii kinnine ring, vähe sõitjad, miks nad ei saa võimalust. Ja tegelikult nüüd avanes koht ja meil ei olegi seda järgmist meest mõtta, et tegelikult meil oli see Solberg on ja Solberg on koht olemas ja kes on see järgmine andekas mees, kes kindlasti vääriks. Sõitud pealt, et ta on WRC2 tipus, ta on WRC2 väikseks jäänud. Meil sellist sõitjat ei ole, et see mingil määral taaskord näitab ka seda, et see ralli seis võib-olla ei ole nii roosiline, kui meil siin inimestena vahel tundub, või mis? Selles mõttes sellisel juhul tulebki lihtsalt valida 11 noorsõitjatest ja nii-öelda riskida, loota parimat, panustada tema peale, vaadata, mis saab. Et sellist kindla peale temaga kindlasti tulevad mingid punktid ära, ei ole, jah? Miks meil nii Bob on seisud? Sa ei näe nii skeptiliselt? Ei, otseselt ei näe, sellepärast, et kui me võtame Solbergi mõõdupuuks, siis Solberg ei ole maailma parim mõõdupuu selle ka Rally 2 või WRC2 meeste juures, sest ta on ikkagi päris normaalse kogemusega juba WRC kogemusega ja ilmselgelt teistest oma võimalustega ikka väga-väga selgelt üle, et kui palju katsekilomeetrit ta saab aastas sõita võrreldes teised mehed on. Ja kui sa hakkad võtma nüüd neid, kes seal on, siis ega Rossel on tegelikult oleks ilmselgelt üks parim valik. Ja ma arvan, et mees, kes tooks ka stabiilselt punkte suudaks tuua ja mehel on ka vanust, ehk ta saab aru, kui tal öeldakse, et too see auto lõpuini, ta tooks selle auto lõpuini. Et tuua mingisugune, 18-aastane poiss sinna või 20-aastane võib-olla ei ole nagu kõige targem. Aga ma selles mõttes ma pigem nagu olen optimistlikum, et tegelikult ikkagi kogu see rivi seal järgmised 3-4 meest Solbergi taga, pigem 3 meest on nagu tegelikult valmis seda sammu tegema ja need ongi Rossel, Kreasin ja Virves ka samamoodi. Sa oma sõbralt Martinsilt pole juba küsinud, et kas on Hyundai, ega ei ole tulnud sealt kuulsult Andrew Wheatlilt näiteks kõne, et kuule, et on juba Hyundai ühendust võtnud. Ma pean helistama, ma ei ole taga rääkinud, aga ma pean helistama, et siis võib-olla Saudi Araabia ralli elab meil midagi rohkem juba rääkida, aga hetkel ma ei ole teinud seda. Aga ei, ma lihtsalt tahangi kokku, et juttu seda, et niikuinii, need sõitjad vahetuvad, Neville on ka ühel hetkel läinud.
Evans on ka ühel hetkel läinud, Ogier on ka ühel hetkel läinud, et meil on kogu see sats läinud. Et kui me praegu meeskond ei hakkaks uusi sõiteid peale kasvatama, no niikuinii me oleme kriisis, et praegu tuleb see samm ära teha, et 2 aasta pärast oleks see noor sõita juba kogenud noor sõita ja kiire noor sõita. Aga ma ütlen, et peamine mure, ma ütlen, eile tuli see hea Peetri kiri tuli, kus oli, eks ole, kus ta ludes ette kõik Tänaku selle aasta rallid ja põhimõtteliselt me leidsime ma ei tea, 14, mina ei palju, 13 rallit ja põhimõtteliselt ainsa muresid ei olnud ainult Soomes ja Eestis. Et selles mõttes igal pool mujal mingist otsast see asi lagunes, kuskil oli jama, et isegi kui me ei tea, miks see Tänak lõpetas ja me ei spekuleeri, siis lihtsalt vaadates seda nimekirja. Et siin ei töötanud see ja siin olid kuskil oli see häda, siin oli see häda, et no mingil määral, eks ole, tegelikult kokku võttes, kus ma ütlen, et saab aru. Tegelikult inimlikult saab aru, et miks need asjad läksid nii, nagu nad läksid. Või mis? Ma loen selle ette, ma loen selle ette, ma teeriti uuesti Peetrit, et Ott Tänaku selle hooaeg lihtsalt, et Monte Carlo, Hyundai liikunud asfaldil, et lihtsalt aedlane, jah. Rootsis jahutussüsteemi probleemid pidi tempos järgi andma, et mootorit hoida, seepärast jäi esikohast ilma. Keenia veovõlli probleemid landes esikohalt 3. ja siis hakkas esidlas uduseks minema. Portugal roolivõimuga probleemid kaotas sellega 45 sekundit. Sardiinias läks amort, aga tulemust ei mõjutanud. Kreekas viimasel katsel käigurasti probleemid, et võitis küll ralli, aga autot tuli vahepeal lükata, sest tagurpidi käiku ei saadud kasutada ja pühapäeval 0 punkti tänu sellele. Eesti-Soome oli kõik enam-vähem okei. Paraguay kojameestega probleemid ja jamad. Tšiili mootor läks täitsa pekki. Kesk-Euroopa, see Hyundai liigu asfaldil ja Jaapan see Hyundai liigu asfaldil. Ja see on Ott Tänaku see hooaeg. See on puht inimlikult, kui sa mõtled sellele ja ta on Ott Tänak ütles eile või üleeile või mingil katsel ütles ka, et võib-olla kui see inimene, kes ei ole selle ralli ühega sõitnud pikalt, et tal võib-olla selle autoga lõbus. Midagi sellist tal oli, et kuidas sul on, ta ütles, et inimene, kes seda ei ole sõitnud, tal võib selle lõbus sõita, tal ei ole. See oli mingi, kas oli laupäev või pühapäev, ja tegelikult ongi. Selle, kui sa lähed sinna ja põhimõtteliselt sõidad nii, et sa lihtsalt ootad või mõtled, mis asi järgmisena laguneb. Et sul on kogu aeg kuklas see, et see auto ju, mingi asi, et kohe läheb veovõll või paned seal, kas need, ma ei tea, mis see, võtame kas või selle, Neuvilli selle ralli, tal on see uus modifikatsioon ja põhimõtteliselt sa ei jõua laupäeval ja pühapäeval sa ei saa startida isegi, sellepärast see masin ütleb enne üles, kui sul on start. Siis ütleme nii, et kui seal taga ei olnud mingit, et kui tõesti üks asi, kui ta tahtis, et sulle pere koos olla, jah, aga ma mõtlen ta sportlikult. Olgem ausad, et Roland Poom, isegi sina vist, kui oleks selline hooaeg, nagu sa mõtleks ka, et sellisest 38 sõitnud eluaeg, sa vist mõtleks ka, et kas ma tahan seda nädalat olla perest eemal, et olla sellises olukorras, kus ma ei tea, mis saab ja lihtsalt tulla jälle halva tuju tagasi. Ja absoluutselt, täiesti nõus ja võib-olla isegi oleks selle otsuse juba varem teinud, aga ma tegelikult selle pika loetelu peale jällegi ma ütlen selle, toon lisaks paralleeli, et mis olukorras see auto oli oma probleemidega, siis pärast Rally Estoniat, pärast 8. etappi oli Ott Tänak sarja liider 1 punktiga Elfin Evansi ees. Nii et päris, ütleme, et sellest vaatest tahaks nagu öelda, et uskumatut tööd tehti see aasta tegelikult. Ei tekigi. Kui me autost räägime, siis ütleme nii palju kogu selle nimekirja peale peab siiski kiitma, et Kruusal isest auto sõidab nagu kiiresti ka. Et eks see ju Kruusa jooksule see ju liidri koht ka korraks tuligi. Aga sul on vaja ikkagi, sa ei saa lubada, ütleme, asfaldil 3-0 kõikide nende Kruusa etappide kõrvale. 0 siis pildlikult öeldes. Et on vaja see nagu täispakett kokku saada, et oleks üldse variant üldse tiitlile kas või lähemal olla. Jah, igasest ma ütlen, et igal juhul kahju, see on vist peamine asi, et kahju lihtsalt. See mõttes, et kui meil on sellised ilusad üleminekud olnud, et rallis, et selline teatepulga üleandmine, et Märtin Haava, Tänak nüüd järgmine, et loodetavasti see kett ei katske. Et loodame siis,
et tuleb Virves, Linnamäe, Jürgenson, kas või härra Vaher, kes sai, eks ole, Toyotasse nüüd ametlikult seal, et loodame, et keegi võtab selle teatepulga varsti üle. Ütleme, et oleks tahtnud sellist aastat veel näha, sest tegelikult on ju, ma arvan, et nii head järelkasvu pole mitte kunagi varem olnud, et täiesti reaalne on see, et me näeme ka ühel hetkel 2 eestlast kõrgemas klassis sõitmas, et ütleme lihtsalt üks selline aastake võib-olla jääb natuke puudu, et me näeks midagi, aga ei ole hullu. Vaatame, mida toob järgmine aasta, et võib tuua ju palju üllatusi, aga Kaspar Ruus, sõna sinule, segasin sind. Ja ei, see sama järelkasvu asi, et see, olgem ausad, nii Jürgensonil kui ka Virvesel on ju väga tugev, väga lubav ja väga nagu kõva maine üleüldse, et see, et okei, me räägime ajakirjanikud omavahel seda, aga kui meile juba tundub kindlasti, ma usun, see tundub ka tiimidele ja ma üldse ei vähe tähtsustaks tänas seda Jaspar Vaheri uudis, sest hakkab tegelikult uuel aastal, kui ma õigesti aru sai, mingitel rallidel ka Rally 2-ga, et panebki seal, proovib Rally 2, Rally 3. Ja see sama, mida Latvala rääkis, kuidas ta sai sinna, sellest saab homme hommikul Delfis ka lugeda, et test oli 5 sõitjat, ta nimesid ei maininud kahjuks peale Vaheri ja kohe oli aru saada, kes on seal Soomes, kes kõige paremini selle Rally 2-ga hakkama sai. Ja ma olen täiesti kindel, et seal testis oli ka soomlasi ja ikkagi oli Vaher see, kes kohe silma pastis, et selles mõttes siin, ma ei tea, aasta-2 võib olla alla nii-öelda kõrgema klassi mõttes, pigem ütleme aasta, võib olla siuke nukerseis, aga puhtalt pikema tuleviku mõttes mina olen ausalt väga, väga optimistlik. Lõpetuseks, kas sina, Kaspar Ruus, ütleme, oli ju mitu nädalat ikkagi, kus Ott Tänak nägi sind rohkem kui oma naist ehk ja sa käisid seal ikkagi intervjuusid võtmas ja asju. Kas sul mingi kas sa tundsid mingit nihet? Kas sa, ütleme nii, et kas sa oli tunda, et Ott Tänakus on midagi muutunud või ta suudab jätta sellise mulje, et ei olnud? Vana hea tunnetusküsimus. Väga hea tunnetusküsimus. Jaapani ralli neljapäeval meediapennis tegelikult oli küll kuidagi siuke, ma ei tea, kuidagi siuke lõõgastunud, vaba olek, seal viskas nalja ajakirjanikega ja siis oli küll tunda ja see tuli ka natuke jutuks teistega, et tundub, et otsus on tehtud ja eriti muidugi peale seda Viitli kommentaar, et tundub, et see otsus on selline, et pinged on maas. Et seda ma julgen öelda, et Jaapanis neljapäeval oli natukene teistsugune olek nagu küll, mis meile tundus. Ega nüüd vist ei olegi, et ma ütlen, et äkki hiljemalt Saudi Araabias äkki saame natukene targemaks, et hetkel me teame, et ta tegi selle otsuse, aga me päris täpselt vist ei saanud, miks ta tegi. On ju nii, et natuke on meil vastamata küsimusi. Ise küsimus, kas me saame neile vastused? Ja ma arvan, et ma vastamata küsimusi, millele me ei saa kunagi vastust või enne, kui ei tule Ott Tänak The Movie osa 2 välja, aga kas me ka üldse kõigele peame vastuseid saama, võib-olla ei peagi. Jah, et mis me siis, eks lõpetus, ma ei teagi, et ega siin vist ei olegi, et peamine lootus, mina olen ikka see optimist, et ma ütleme, palju see on minu arust see peamine vastamat küsimus, et kui suur on tõenäosus, et ta tuleb tagasi, et peamine, mina ikka loodan, et 2027 uued autod, uus ajastu, et ta lihtsalt ei taha selle Hyundai'ga sõita, et tal on tunne, et ta see i20, et nädal aeg ikaldust ja ladunemist, et ma tahan tulla siis, kui on uued autod ja siis ta tuleb ja näitab, et vanameisterid on kõvad, et see on see lootus, mis on minul, aga tõenäosem vist on see, et äkki ei sõida üldse, et Eestis teeb ja käib ja näitab ennast, aga see on kõik. Et see ongi see peamine küsimus, et kas see nägemist rallispordiga oli hüvasti või oli see näeme taas kunagi? Mina kaldun, ütleme sõitja karjääri osas pigem teise variandi poole, et pigem võib-olla võis see lõplik olla. On minu arvamus praegu täna.
no sa ei ole optimistlik. Mul sama, aga ega tal on ju omal kodus garaažis oluliselt lahedamaid ralliautosid, nii 2017 aasta generatsioon Ford Fiestat kui ka Toyotat, et nendega ma arvan oluliselt lõbusam kuskil Eesti metsade vahel ringi kütta, kui ikka tuleb suur isu peale. Jah, aga edas midagi, eks me kõiki neid asju saame veel lahata, kui siin vahepeal infokilde tuleb ka Saudi Araabia saadetes, et seal on, ma ütlen, et selles mõttes on huvitav, et ma eeldan, et taas, kui see, meil on MM-tiitli heitlus, siis Jaapani ralli eel oli, või eelmise ralli eel oli Rovampera suur pressikonverents, seekord oli, enne seda oli ikka need tänatud küsimused enne rallit, siis ei saada Saudi Araabias ilma, et meil oleks ka muid teemasid. Seepärast see ralli maailm ongi põnev, et alati on nii palju alateemasid ja küsimusi, et äkki saab ka Hyundai 3. sõitja teada. Ja äkki saab ka M-spordist teada midagi. Jaa, see meeskond on ka, läks meelest juba. see ka eksisteerib. Aga ütleme siis nii, et Jaan paneb rahad selle peale, ma eeldan, et Lanciaga tuleb 2027. Mina panen ka mingi, et ta ikka sõidab ja teie olete siis skeptilised, mis on aus. Ei pea olema nii optimistlikud nagu mina ja inimesed. Vot, öelge siis, oletame, et oli viimane sõit siis parim mälestus Roland Poom, mis sul on tänatust. Mis on sina, kui mõtled Ott Tänak, ma ütlen Ott Tänak ja sa pead ütlema ühe hetke. Kas, mis... Mul tuleb esimene asi meelde 2015 Poola 3. koht, kus viimasel Power Stage'il Jari-Matti Latvalega poodiumi koha peale võisteldi ja Jari-Matti küttis puusse seal ja Ott võttis poodiumi. Esimene kuidagi selline eretam mälestus. Muidugi 2017 Monte 3. koht ka oli nagu väga emotsiooniga. Ja sul Kaspar Ruus? 2019 Kataloonia punktikatse. See tagant tuleks lõplikult kõigi paika panemine ja see tiitli võtmine. See on minu jaoks kõige emotsionaalsem. Vat. Ja eks sellega võime siis kokku võtta. Et selline äksaade. Loodame, et selliseid äksaateid rohkem ei pea tegema, et selliseid kurvatooniga võiks olla rõõmusõnumiga neid, et ma ütlen, et järgmine äksaade võiks olla ju see, et Hyundai teatab, et Virves on järgmisel hooajal poole kohada 3. sõitja koos kellegi teise kodendmehega ja midagi sellist. Ootame siis midagi positiivset. Ehk siis... Nüüd äkki siis homme järgmine saade või? jah, näiteks. Mina ei ole hullu ja siin tänapäeva tehnikera ei ole hullu, et saab Roland Poom kodus olla, saab Kaspar Ruus Jaapanis olla, saab mina tööl olla ja saame siin saateid tehtud, et selles mõttes kõik hästi. Aga see oli seekordne äkk, 6. saade. Öelge siis teie kuulmiseni, ma seni jätkan rõlli otsima. Kuulmiseni ja Saudi Araabiani. Nägemist. Ja kuulmiseni. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.